Tere, head kuulajad! Teie ette jõuab täna motivatsioonimaastike 7. episood, mille pealkirjaks on Ootame valgeid jõule rohelise mõtteviisiga. Ja mul on väga hea meel tervitada stuudios külalist Lili. Tere Lili! Tere Lisanna! Lili on siis Pesa hotellist ja Pesa hotelli tegevjuht juba tükk aega ja Lili teab absoluutselt enam-vähem kõike, ma arvan, keskkonnasõbralikust turismist ja täna me räägime sellest natuke sellises jõululikus võtmes, sest on advendi aeg ja esimene küsimus mul olekski advendi aega puudutav, et kuidas sina, Lili, pühadeks valmistud? Igal aastal erinevalt. Kõik sõltub sellest, kuidas on energiat jagub ja kas on see aasta olnud ja see suvi olnud selline väga töine, et see energia hakkab otsa lõppema ja siis sa mõtled, et kuidas nüüd siin aeglustada ja võtta natuke aega, aga üldiselt olen aastatega õppinud, et jõuluaeg on selline natuke siukse aja mahavõtmise aeg ka, et aasta hakkab lõppema, jõulud on siuke rahulikum aeg, kuigi ega siis tööalaselt ja töö juures on see selline päkapikkude aeg ja kärmeaeg ja külalised tulevad, aga see on nii, et sa pead seda oskama lihtsalt tasakaalustada. Päkapikud käivad juba? Käivad päkapikud. See on väga tore kuulda. Ma arvan, et enne kui me veel lähme täpsemalt Pesa hotelli juurde, me peatume natukene sinul, et palun räägi natukene just, et sa mainisid siin aeglustamist, et sulle see päris hästi meeldib, et kuidas üldsegi see jõuluaeg aitab sul iseenda akusid laadida? Tegelikult peab ikka varemalt pihta hakkama. Ega jõuluajal päriselt aega maha võtta ei saa ja see on juba selline mõnus selline olemise aeg, aga enne seda sügisel tuleb ikkagi ka mõelda enda peale, et pärast suve on alati selline natukene nagu selline energia otsas, et mina käisin Montenegros puhkamas sealt tagasi, sain siukse paraja päikeselaksu, et nüüd siis jaksab jälle ja mõelda asjade peale ja tegelikult peab olema energiat ka iseendaga olemiseks, et muidu sa ei saa aru, et sa pead puhkama. Ja talvel, ootan lund muidugi, meil on ma arvan, et mulle jõulude ajal on see päris jõuluaeg on see aeg, kus ma saan päriselt iseendaga olla, oma perega, oma lastega, matkata, lihtsalt ootaks, et lund tuleks. No loodame, et ta tuleb. Mõtlen just, et jõulud, kui nüüd hotelli juurde minna, jõulud ju tihti seostuvad koduga, ise sa ütlesid ka, et hea meelega oled oma lähedastega, aga ma arvan millegi pärast, et kindlasti on neid inimesi, kes on võib-olla, ma ei tea, kes elavad täiesti üksinda või siis mõtlevad, et tahaks perega, ei tahaks võib-olla, ma ei tea, võib-olla on, vanavanemad lahkunud, kellega tavaliselt oldi koos ja tahetakse mingit uut asja, et minnakse kogu perega hotelli või kui palju üldse hotellikülalisi kui palju tuleb nagu teadlikult hotelli jõuludeks, on neid inimesi? Ei tule. Jõulude ajal on hotellis meil aastaid olnud väga vähe külalisi. Kui on mõned üksikud, siis me oleme isegi võtme andnud neile. Kui on sellised jõuluaeg, me isegi, et oma töötajad saaksid ka olla oma perega kodus. See on ka väga oluline, see on üks kord aastas tegelikult, kui me paneme hotelli uksed kinni jõululaupäeval ja avame need siis esimesel jõulupühal lõunast. See on nagu selline viimaste aastate traditsioon meil olnud, et kõikidel peab olema võimalus olla oma perega, et millal siis veel. Ma tean ka, et sa oled eriliselt välja toonud selle, et Pesa hotell tahab olla hooliv hotell nii külaliste suhtes, aga ka meeskonna suhtes on ju, et see on üks variant, et anda seda hingetõmbe aega. No meie üks selliseid
lööklauseid ongi, et pesahotell, kus hoolivus loob tulevikku. Et tegelikult me püüame käituda ja käitumegi niivõrd, kuivõrd saame ikkagi nagu selle järgi. See ongi hoolivus nii oma külalistest kui oma töötajatest kui keskkonnast, ma ei tea, millest kõigest veel. Tegelikult see hoolivus on nii oluline, et sealt saabki kõik alguse. No see on mingi hoolivuse lugu ka kohe, mis... Neid on nii palju selles suhtes, et näiteks üleeile vastuvõtuleti türukud näitavad mulle puukingi. Selliseid, ka siuksed korralikud puukingad, lastele parajad jalga panna. Ja ütlevad, et hollandlased kinkisid. Meil on praegu majas hästi palju välismaalasi, kes töötavad Põlva ettevõtetes ja nad käivad aeg-ajalt kodus ja nüüd, kui nad tagasi tulid, siis vastuvõtuleti tüdrukud said puukingad endale, mis on nagu nii äge, et nad näitavad seda tagasisidet ju tegelikult meie majale ja muidugi super näide on siin mõned aastad tagasi, kui tuli meie parkla on alati seal, linnaparkla on pesa ees nagu väga hõivatud kogu aeg, siis ühel õhtul tuli üks siuke nurisev klient, üks meesterahvas, kes oli pika tee ära sõitnud, väsinud ja tal ei ole mitte kuskile parkida. Ta tuli vastuvõtuleti juurde, ütleb vastuvõtuleti adminile, et no ei ole parklakohti teil siin ja see tütarlaps tõusis püsti, ütles, et tulge, ma ajan oma auto siit eest ära, ma tean, kuhu ma saan teda ajada, ma annan, et tulge ja parkige minu koha peale. Need on siuksed lihtsad näited tegelikult, mis loovadki tegelikult selle emotsiooni sellele inimesele. Sa mainisid just, et hollandlased käivad tööl hotellis ja töötavad Põlvamaa ettevõtete jaoks, et siis peatuvad siin ja nad oleks võinud ju lihtsalt arve ära maksta nagu tavaliselt, aga niivõrd nautisid, et mõtlesid, et me toome midagi kingiks ka. Aga väga lahe. Räägi sellest kerime nüüd natuke aega tagasi, aasta 2020, siis kui ma tean, et pesahotell liitus Kuplandiga ja avas ka Kuplandi kaugtööruumi, et kuidas selle toaga läinud on? Väga hästi on läinud. Me oleme väga rahul, sest see oli tegelikult loomulik käik. Et seda ruumi oli vaja, lihtsalt me ei osanud seda võib-olla nimetada niimoodi, et see on mingi kaugtöötuba aga see on selline ruum, mis on endine kontoriruum meil ja nüüd on ta ikka väga palju kasutuses. Nüüd juba teatakse seda ruumi, on inimesi, kes tulevad ja küsivad seda. Praegu tuleb tagasisidet väga head selle ruumi kohta, et ma ei tea, üks fotograaf ütles, et kes käis tööd tegema siin Võrumaal, Põlvamaal, siis ta ütles, et kui poleks nii ägedat leiutist nagu Kupland, siis oleksin pidanud Võru-Põlva ürituste vahel Tartusse tagasi sõitma ja mõnes kohvikunurgas tööd tegema. Ega siis see kohvikunurgas võib ka ju tööd teha tegelikult, aga kui mugav see seal on, kui ümberringi on inimesed, sest tegelikult see Kuplandi ruum lahendaski meil nagu ühe sellise mure ära, et inimesed tulid ja istusid oma läpakatega restorani. Aga see ei ole enam okei nende jaoks, kes tahavad tulla nautima toitu, veeta aega oma sõpradega ja siis kuskil keegi kõrvaklapid pihas ja valjuhäälselt arendab mingit teemat, et teeb oma tööasju, et see ei olnud okei. Ja tegelikult nüüd on mõlemad pooled rahul, ma arvan. Sellepärast, et me ise soovitame, kui keegi tuleb ja ütleb, et tahaks natuke tööd teha. Aga palun, meil on Kuplandi ruum, te saate. Ja siin on üks mingid kliendid, kes käivad siin Lõuna-Eestis tööl, nad tulevad spetsiaalselt, sõidavad meie juurde, ütlevad, et siia võikski tööd tegema jääda. Ja siis muidugi lisaks me ise kasutame seda mingite veebikoosolekute jaoks, et rahus ja vaikuses nagu mõelda
et oleks nagu mõeldud tehtud, mitte tehtud. Et keegi ei sega, Põlva kohalikud ettevõtjad tulevad, et kas teil on see Kuplandi ruum vaba. Et sellest suhtes saab ühendada lõunasöögi, sellise ärilõuna teha seal. Töövestlusi on ja. Jaa, absoluutselt. Et isegi ma tean, et magistritööd on kaitstud COVID-i ajal mingi kuskilt välisriikidest tudeng tuli, ütles, et tal on kodus väga halb internet, et ma ei taha, et see katkeks, et ma tulen teie juurde, et kas ma võin. Me käisime Kiki Varvol. Ja muidugi see, et need inimesed, kes majutuvad meie juures, tulevad nädalaks külla Põlvasse oma sugulastele, ka jällegi välisriikidest eelkõige. Ja pereisa saab tegelikult teha tööd, ükskõik mis kell seal, ta võib seda teha ka öösel, kui talle sobib. Aga ajavöönd on näiteks teine. Ja perega ta saab veeta aja, päeval käia ringi. Et see on nagu nii tore tegelikult, et meil on ainult positiivne tagasiside. No väga lahe. Tuleme natuke jõulude teemale lähemale ja ma tean ka, et teil on hästi armas väike spaakene, väike sõstar. et ma tahaks nüüd sellist asja küsida, et meil oli hiljuti just siin see Black Friday, must reede, eks ju, kutsus üles tohutule tarbimisele, asjade ostmisele. Ma ise läksin ka natuke selle kampaania õnge, pean tunnistama sellel aastal, et see midagi, et ühesõnaga see on selline, no justkui nagu selline paratamatu osa, et tekib see kihk asju osta, kuigi tegelikult ju tead, et proovid küll iga asja juures mõelda, kas seda asja on just nagu vaja või võiks mingisuguse elamuse või lõõgastuse. Kuivõrd sa oled nüüd näinud, Lili, et need just, et jõuludeks kingitakse näiteks teie hotelli teenuseid? See elavneb. Just, see elavneb alati. Kuigi ma ei saa öelda, et ka muidu oleks nagu vähe, aga see on väga populaarne pakett meil, mis on majutus mugavas toas, hommikusöögiga, õhtusöök hotelli restoranis ja lõõgastus minispaas. Et see on nagu kingituste saar, nüüd on seda meil nagu järjest tuleb tellimusi. Inimesed ostavad ka väga palju kinkekaarte, just mis on jõulukingitusteks mõeldud oma lähedastele, et kas siis privaatse spa või siis tulevad või siis võtavad lihtsalt kinkekaardi spaaks, et ta on selline mugav elamus, et sa saad lõõgastuda, sa saad kogu selle komplekti enda juures, isegi Tartu inimesed. Et Tartu on niivõrd lähedal meile ju tegelikult Põlvale, et nad tulevad ja nad teavad, et siin saab perega tulla, saab oma ette olla, mitte me ei taha minna suurde spaasse, et see on jällegi selle väikse spa eelis. Ja meie spa ju, me saame ju panna selle tööle nagu hästi ta soojeneb hästi kiiresti. Saunad lähevad, kui meile öeldakse ette pool tundi, 40 minutit, siis me saame selle panna, me ei kasuta, me ikkagi hoolime sellest keskkonnast, me mõõdame oma energiat ja ei pane lihtsalt seda spaad huugama, kui ei ole tellimusi. Okei, aga kõik siis kõrva taha, kes tahavad viimasel hetkel privaatspaad saad, et tund aega ette ja kui spa on vaba, siis pannakse see küdema nii-öelda. Väga lahe. Tulemegi nüüd selle keskkonna hoidlikus, energia, säästu ja kõikide nende teemate juurde. Green Key on nüüd pesahotellil olnud olemas ja ma tean, et sa võid rääkida sellest tunde ja tunde ja täna me tunde sellest ei räägi, et rahustada kõiki, et kes tahavad täpsemalt teada, et Lili sinuga saab alati ühendust võtta. Aga siiski ma arvan, et nende roheliste standarditega kui mingi asi nagu töötab ja töötab aastaid või aastakümneid juba, et siis sellega minnakse ka tegelikult aeg-ajalt detailsemaks,
et ühtepidi on kõik nii kursis, aga teistpidi tuleb jälle uusi nõudeid juurde. Et kuidas sa nüüd selle oma meeskonna motivatsiooni just kõrgel hoiad sellise teemaga, mida justkui nagu kõik teavad, aga teistpidi jälle seal võib iga hetk tulla midagi uut. Et kas on juba nagu selline loomulik pidev edasiarendamine või on ka väljakutseid? Üldiselt on see meie majas juba loomulik. Meie tiim on tegelikult sellega harjunud, et meil on prügi sorteerimine 5 variandis, me ei kasuta mitte mingisuguseidki, ma ei tea, ühekordseid nõusid. Pigem on meie inimesed nagu sellega harjunud ja märkavad mujal seda, kui kuskil ikkagi toimub mingisugunegi raiskamine või mingid sellised teemad. Me ise oleme käinud mõningates suurtes spaades ja siis tüdrukud tulevad ja ütlevad, et mina ei saa aru, mis pärast peab olema seal see rätikuid, nagu neid sauna aluseid rätikuid nii palju, et sa kasutad ühe korra, viskad minema, kasutad ja kui palju kulub nende pesemiseks seda vett ja energiat, et tulevad juba nagu pigem nagu sellised märkused teiste kohta, et seal on, meil on hea näide sellest, et läheme poodi, nüüd õnneks seda enam ei ole, aga enne jõule tavaliselt mingid noored lapsed pakkisid ostud kilekottidesse. Et tegelikult me oleme ise öelnud neile, et järgmine kord öelge, et me ei taha kilekotte näha. Inimesed on paljudel endal ju kotid kotis. Ma andsin oma koti, ütlesin, palun väga, pange minu ostud sinna, ma ei taha seda kilekotti. Või siis need kastid ka tegelikult, mis jäävad on üle. Täpselt, et see on nagu selline, see on nii tavapärane, et märgatakse seda. Me oleme pannud hommikusöögi juurde sildid, et tõsta taldrikule nii palju toitu, kui sa jaksad ära süüa. Need on nagu sellised väiksed asjad. Tubades on olemas elementaarne, et kasutama saunalina käterätikut mitu päeva, kui sellega mitte midagi juhtunud ei ole. Et mingitest väikestest asjadest saab asi alguse ja meil on see nii tavapärane. Aga väljakutseid on ka, et me ootame siiamaani, millal me saame selle elektriautode laadimispunkti sinna pesapiirkonda, et tegelikult selle järgi on tohutu nõudlus. Inimesed küsivad, see on teil nagu nii olemas. No ei ole, et see on nagu selline, et eks me jälle tuletame seda meelde mõningatesse kohtadesse, aga sinna paikade esialgu on jäänud. Okei, no siis saab soovida, et tuleks uuel aastal see kaua oodatud punkt ka. Aga kui nüüd selle just jõulude juurde, jõulude ajal ikka seda kulda ja karda ja justkui nagu seda ju peab ka kasutama või kuidas Pesahotell jõuludeks valmistub, dekoratsioonid ja kõik sinna juurde kuuluvad, kuidas see on roheliselt läbi mõeldud? Meil nagu, ma arvan, et võib-olla on meil kõige pikema staažiga kuusk, mis meil seal pesas iga aasta välja. Mis on kuuse staaž? 15 aastat ma pakun. Selles suhtes, et me kasutame hästi palju ikkagi selliseid asju, mis meil on juba olemas. Et meil ei toimu enne jõule mingite kulinate või asjade kokkuostmist, et praegu toimub väga pikud, meie oma töötajad pakivad, praegu teevad ümber vanade karpide paber ümber ja riputavad restorani. Meil on LED-küünlad kindla peale, LED-id peavad olema, et see kõik peab olema kuidagi nagu tuleneb sellest, et mingid süksi pudipadi sinna ei teki, et pigem me mõtleme läbi, mis meil otseselt vaja on, et
ütleme siis niimoodi, et me soovitame ju inimestele ikkagi seda, et tulge ja võtke oma nõud kaasa, me paneme oma teile toidu kaasa. Ka jõulumenüü on tegelikult ju ikkagi eelkõige mõeldud läbi nii, et ta oleks kohalikust toorainest eelkõige tehtud. Me oleme aeg-ajalt mõelnud, et ära tüütab juba inimesi see, et me kogu aeg ütleme, et meil on kohalikust toorainest toidud, et nüüd see metsast taldrikule lõppes just enne jõule ja meil oli kohaliku jahiseltsiga saime nii hea diili, et nad tõid meile, lasid meie jaoks selle metssea põrse, mis otse meie samast Veriora metsadest tuli meie taldrikule. Et see oli nagu selline ka jällegi koostöö nendega, et meile meeldib niimoodi. Väikses kohas sellised asjad võimalikud, just, keegi teab kedagi, kelle poole pöörduda. Et see on nii oluline, et sul on nagu sõbrad, kelle poole pöörduda, kui sul on midagi, tekib mingisugunegi selline vajadus. Okei, me oleme nüüd otsapidi juba jõudnud, kuhu ma tahtsingi jõuda selle meie tänase jutuga, et just, et hotell ja kogukond, et mitte ainult ju külastajad, vaid hotellil on ka kindlasti nende aastate jooksul kujunenud välja kohalikest inimestest kogukond, kellega siis nagu mingisuguseid jätkusuutlikke koostööteenuseid või midagi arendada, et on sul mõni näide sellest kogukonnaga koostööst peale selle, et jahimehed sulle metssead tõid, mis on väga äge näide tegelikult ka. No tegelikult on nii, et me oleme käinud 10 aastat tagasi, käisime oma tiimiga metsa istutamas. Ühe erametsaomaniku juures. Ja nüüd käis erametsa seltsist just käis üks inimene meie juures, ütles, et tulge vaatama neid kuuski, mis neist saanud on, need on pikemad kui teie ise. Et tegelikult see ongi nagu üks näide selle kohta, et me anname ise omalt poolt ja meile ja tegelikult need inimesed tulevad meie juurde tagasi. Meil on tegelikult hästi pikaajalised sellised koostööpartnerid, et tõenäoliselt on siin ka tegu usaldusega ikkagi, et kui sa võidad selle hoolivuse ja usalduse, et siis ikkagi tullakse su juurde alati tagasi. Et meil on kõrval ju, pesa kõrval on ju tegelikult linna ujula, et koostöö ujulaga on meil, ütleme nii, et aastakümnete pikkune juba ju, et siis on meil klubi muidugi, Rodari klubi käib meie juures ka juba tõesti 30 aastat, et on selliseid reisibüroosid, kes käivad, saadavad oma gruppe meie juurde ka juba aastakümneid, et kui sa saad olla kindel, et sul on nagu asi töötab, sinu sellest grupist hoolitakse ja siis see on nagu selline oluline ikkagi. Ja meil on nagu Põlvamaal ikkagi ka selliseid teisi turismitegijaid, kellega koos saab ikka võtta üht-teist ette, et matkakorraldajad, teised, kui ei ole endal kohti, jagad seda kellelegi teisele, samamoodi käib see ka vastupidi tegelikult, et ega üksinda ei jõua ka kuigi kaugele, et sa pead ikkagi koostööd tegema, see on selge. Et mis ma veel olen mõelnud, üks, mis on ka meie jaoks nagu väga selline oluline koostööpartner on Põlvamaa puuetega inimeste koda. Et nemad on teinud meile meeneid, mida me oleme kinkinud oma külalistele. Nad on meile teinud uksesildid vineerist, et see ei oleks jällegi see paber, mis seal ukse küljes ripub. Et nad on
et naudin vaikust ja rahu ja kindlasti peab olema see puuetega inimeste koja, see väike siuke, et nemad just on selle teinud. Noh, praegu lauamatid restoranis, nende tikitud logodega. Praegu räägime siin natukene lauarääkijatest, et valime ja proovime ja katsetame, et mis sellest välja tuleb, ja nemad saavad tööd, meie hea asja. Et selles suhtes, noh, muidugi see koostöö alus on ikkagi see vastastikune usaldus. Ja selleks läheb, ütleme nii, läheb küll aega, aga siis, kui see läheb nagu käima, siis see läheb ikka nii hästi käima, et midagi ei saa enam seda peatada. Et veel üks asi. Põlva kultuuri- ja huvikeskus. No minu meelest on see ka, ma ei taha öelda, et nüüd see Tartu 2024 aastal just, et see oli ka enne. Sa oled juba varem rääkinud. Aga see on nii äge, et tegelikult see on toonud Põlvasse inimesi, see on toonud meile kliente, et ma arvan, et on toonud kõikidele Põlvasse siin ettevõtetele nagu uusi inimesi, et see viimane etendus, nüüd ballett, mis oli Põlvas. Ta räägi sellest rohkem, mis etendus? See oli Inglise kuninglik ballett oli Põlvas. Piletid müüdi küll 2 päevaga mu meelest maha. Ilmselgelt mina etendus selle eesmärgi. Aga see oli nii tore. Esiteks need balletitantsijad olid 3 ööd meie juures. Nad käisid spaas, nad nautisid meie spaad. Ja see nende selline, et nemad saavad kuskile Põlvasse niimoodi, see on nagu nii lahe, et see on suur töö tegelikult ja Kultuurikeskusele ja Erikale suured tänud selle eest. Ja tervitame siinkohal, teeme väikse aplausi. Okei, väga lahe. Nii, aga piilume natukene tulevikku. Ma tahaks just, kuna sa oled nii hea ekspert tõesti keskkonnasõbraliku turismi alal, siis ma tahaks küsida sinu käest, et millised on hotellinduse peamised väljakutsed ja võimalused, et just seda kestlikkust, külalislahkust, hoolivust ja head kvaliteeti pakkuda. Nii et vaatame natuke tulevikku. Ega inimesed reisimisest see ei loobu. Nad nagunii käivad ja reisivad. Ainuke asi, mida nad hakkavad jälgima, on see, et mida nad selle eest saavad. Et tegelikult ostujõud ju inimestel tegelikult kahaneb ja nad hakkavad valikuid tegema selle järgi, et kui läbimõeldud on see teenus, kui keskkonnasäästlik on ta. Et ega siis viimaste aastate pidev see vaikne hinnatõus 1. jaanuarist, mis tuleb käibemaks majutusele tõuseb, et see kõik mõjutab ju tegelikult eesootavat aastat, et kui 2019 tõi ikkagi tõi eksportist turism sisse 10%, siis nüüd on kukkunud 6%. Et see on juba praegu märkimisväärselt langenud, aga ega siis Kagu-Eestis ei ole kunagi olnud tegelikult sellist turistide horde ju. Et täituvusest me ei võrdle ju suurlinnade hotellide täituvusega ja enda täituvust, et küll aga me pakume kvaliteeti, me saame seda kindlasti tõesti kogu südamest tagada. Ja et tegelikult on hotellidel endal väga palju võimalik või ütleme majutuskohtadel, turismiettevõtetel hästi palju endal ikkagi ära teha, et vaadata see oma ärimudeli üle. Võib-olla on vaja midagi muuta, midagi ära jätta, paindlikumaks minna, aga kvaliteeti kaotada ei tohi. Ja tegelikult odav ei ole kvaliteetne. See on see, et tegelikult see hind ongi, mis määrab küll ära selle teenuse maksumuse, aga tegelikult see peab vastama sellele kvaliteedile. Et
ja noh, muidugi tuleb jälgida, mis suunas turg liigub, et mille suunas on ikkagi seda nõudlust on nagu, et ega ei ole sihtrühmad paika panna, noh, see on siis siuke elementaarne asi, et see on pidev jälgimine. Just. Ja mis veel, et pigem võib-olla vähem, aga see teenus peab olema läbimõeldud. Siis ütleme, inimeste tervis on ju otseselt seotud selle keskkonnaga, kus me elame, et tulebki nagu mõelda selle peale, et see keskkonna hoidlikkus, see on nii oluline, et ettevõtted tegelikult siukseks pikaajaliseks arenguks ja konkurentsis püsimiseks Euroopas tegelikult ongi vaja teada oma toodete omadusi ja CO2 jalajälge. Et tegelikult see ja seda peab ka suutma tegelikult veel tõendada. Mitte ei ole see, et me ütleme, et me oleme. Sa pead seda ka suutma veel tõendada. Nii et klient tuleb ja küsib, et lihtsalt sa võid kirjutada mustvalgel, aga ta võib öelda, et kuidas te seda mõõdate, kuidas sa mulle seda lubad? See ongi nii, et sa pead seda suutma ja seda sa saad tõendada, kui sul on mingisugusedki märgised, ma ei tea, nagu meil nagu Green Key, et isegi sel juhul veel tekib küsimusi, et ma olen seda korduvalt rääkinud, et üks sakslane ikkagi helistab ja ütleb, et ma näen küll, et teil on Green Key, aga mis te päriselt teete? Ja kui me siis talle kirjutasime, et seda, siis ta ütles, väga tore, me tuleme. Okei, tulid. Väga tore. Et sakslased üldse on nagu liikuma hakanud siia Kagu-Eestisse vähemalt sellel aastal kohe oluliselt rohkem. Väga lahe. Ja tulebki vaadata sihtturud üle. Ja olla pidevalt paindlik. Aga võtamegi siis tänase saate kokku. Ja, ei, tegelikult ei olnud kaua, aga just, et hoida seda väikest mõnusat kontsentraati ka saadetes, et kuidas siis oodata neid valgeid jõule rohelise mõtteviisiga, et pakkudagi neid kõige kvaliteetsemaid, läbimõeldumaid kingitusi, võib-olla vähem, aga just, et mis peamine, et inimene saaks elamuse ja et ta tunneks, et temast tõesti kingituse tegija hoolis, on ju, ja et ka sealt keskkonnast näiteks, kui tullakse pesahotelli nautima, et ka seal tunneb hoolivust kindlasti. Üldiselt ikkagi külalised tunnevad selle ära, ise tunned samamoodi, kas see on päris. Tegelikult isegi teinekord niimoodi, et uksest astud sisse ja võib-olla see ei olegi kellegagi isegi rääkinud, sa lihtsalt tunnetad, mis atmosfäär sulle vastu tuleb. Nii et kõik on oodatud, sest kui majutust on vähe, siis see ei tähenda, et meil köögil vähe tööd oleks, et cateringid, jõululauad, ettevõtted tulevad oma jõululõunaid tegema, et selles mõttes see on ikka tore. Ja ikkagi see, et spaad saab tunni aja pärast, no super. Nii et andke märku. Okei, aitäh sulle, Lili, ja ilusat jõuluootust. Aitäh, Lisanna. Tore oli olla siin. Aitäh sulle.